No tervist! Täna siis räägime sellest, et TikTokis oli palju vaidlemisi LPG kohta ja siis siin ongi LPG ja ta ei ole siin väga pikalt ja väga kaua ja siis vaatame, millest koosneb LPG süsteem autol. Ma ei räägi nõrgematest põlvkonnadest, alustame vist 4., 5. ja siis 6. juurde tuleme. Ja selle auto peal on 4. gaasisüsteem. 4. gaasisüsteem saab panna sinna, kus on MPI, mitte otse pritse. Ja siis see jube hästi töötab. Meil on siis balloon. Balloonis on rõhuandur ja balloonist tuleb voolik koos juhtmestika kapoti all. Seal on meil reduktor ja siis on pihustid. Kõik. See süsteemi keerulises lõpeb ja muidugi meil on veel vahel filtrid. Kohe me näitame, kuidas nad välja näevad. Seal roolivõimu pumba juures meil on siis reduktori pool. Tegelikult reduktor siin on taga. Ta jahutusvedelikuga läheb soojaks ja siis siin on meil MAP-sensor, ta võtab rõhku kollektorist ja siin on meil gaasifilter, seal on veel üks ja tollel junnil ka on üks filter. Pärast ma juba neid vahetasin ära ja ma panen kuskil sinna, missugused filtrid tulid välja. Ühesõnaga, miks kõik ütlevad, et gaasisüsteem rikub mootori? Tegelikult, kui me vaatame, siis pigem oktaanarv gaasil on kõrgem kui 98. bensul, sest gaasi ja oktaan ta on mingi 100-105 vahel. Aga see ei tähenda, et tal piisab põletamist selleks, et hoida nii-öelda EGT-d. See on see väljalaskesüsteemi temperatuur. Kui see väga läheb kõrgele, siis on katki, kõik on katki ja motor on põlenud. See ongi see probleem. Ja muidugi probleem on see, et võimsamad mootorid, mitte alati gaasisüsteem suudab toita kõrgematel pöördedel, sest tegelikult on kiiremad reduktorid, kiiremad pihustid, mis läbi ennast saavad rohkem gaasi läbi töödelda ja saata edasi. Siin on päris okei süsteem, et ta tegelikult piisab jõudu hoida isegi piire ees. No, ta läheb niikuinii varsti kunagi seadistamile ja mul on plaanis teha nii, et pärast 4000 pöördeid ta hakkab veel bensu ka täispauguga valada. No mitte täispauguga kohe, aga no nii-öelda vaatame, mis graafikuga on kõige paremini. Sellega 4. põlvkonnaga põhimõtteliselt kõik. Minu poolt ma ütleks, et see on ideaalne süsteem. Ja näiteks Jaapani autodele, usakatele ta sobib väga hästi. Kellel oli nii-öelda kehv kogemus gaasiga, siis ma võiks öelda, võib-olla see on seotud sellega, et nõrk süsteem, siis valesti paigaldatud süsteem või siis mootor juba oli katki enne seda, kui seda pandi gaasisüsteemi. Eestis on palju erinevaid gaasi tankida, kus saab tanklates ja mina tavaliselt kasutan Alexela gaasi, sest ta on puhtam. Näiteks Olerexi gaas, seal on rohkem mustust ja igasugust puru. Et see ei ole nagu saladus, kes tangib Olerexist, nendel gaasisüsteem käib vähem. Nüüd, mis võiks öelda 5. põlvkonda, 6. põlvkonda ja see on juba need high direction süsteem, mis on näiteks otse pritse, mis sülitab kohe silindri. Nendega on suurem probleem, sest seal gaasisüsteemis juba on kõrgsurvepump balloonis ja 6. süsteemid üldiselt gaasi pihustavad läbi bensiinipihusteid.
no see on kõik keeruline, see ei käi väga kaua ja sellega juhtuvad probleeme. Tegelikult ütleme nii, et minu arust MPI GBO4, see on ideaalne lahendus bensiiniauto puhul. Kui te tahate midagi võimsamat, siis RAM-ile küll võib panna, nad kannatavad, aga näiteks mingi 1.8 TFSI Audile, Volcarile ei ole mõtet üldse seda panna. Hetkel siis sõidab auto gaasiga. Ja me võime öelda, näiteks me vaikselt sõidame 1000, 2, 3, 4, 5. Ja ta ei lülitu välja, tal piisab rõhku selleks. Ja kõik temaga on hästi. Miks ta nii on? Sest pihustitel näiteks on erinevad reduktorid, mis läbi ennast saavad. Kui palju seda gaasi nad ühe momendiga saavad edastada. On erinevad pihustid, nendel on oma takistused. Ja see mõõdabki, et omanud toitust. Probleem on siis mitte ainult sellest, aga väljalaske süsteemi temperatuurist, sest bensiin, ta omab ka siukse omaduse, et ta veel jahutab sisse lasket ja sellega väljalasket ka. Gaasil on vähem seda võimalust. Teega ongi see kriitiline moment, et kogu aeg täis lapiga sõita, ei ole soovituslik. Siis on veel ka erinevad autod, erinevad mootorid. Näiteks Mersud mitte väga hästi sõidavad. Bemarid ka mitte väga hästi sõidavad LPG peal. Isegi see MPI-d ja need kuidagi ongi nii. Vaatame näiteks Ameerika autosi, siis nendel nii ja naa ongi probleemid plokikaandega. Lihtsalt see gaasisüsteem natukene kiirendab seda protsessi. Aga kui me näiteks räägime Subaru mootorist, siis Subaru mootor ideaalselt töötab gaasi peal. Ta on nagu välja mõeldud selle peale. Näiteks Hispaanias minu teada ongi Subaru 2.5, mis on tehasest juba LPG peal. Täitsa mõistlik, mul oli Subaru 2.5 ja ideaalne. Näiteks Toyotad 2-liitrilised, nendel ka. Kui on väiksem kui 2 liitrit, siis sinna paigaldatakse sisselaskesüsteemi õlitamine. Ühes mõttes see on kehva, ühes mõttes see on hea. Ma arvan, et mingi kindla vastuse keegi teile ei anna, sest igal ühel on oma mõte ja oma vaatepilt. Seega mina olen mõlemate käetega nõus, et LPG süsteem on hea, mulle ta igastahes meeldib. Ja kui me räägime sellest, et on vaja odav sõita, siis võib osta Dacia 0.9 mootoriga, kus mõnedel on LPG süsteemid ja nautida sellest, et rahakott, nagu sealt raha ei tule välja auto peale. Seal muidugi sõidurõõmu 0 või -5, miinus veel midagi. Aga igastahes näiteks siusse olukorras, kus küttekulu on 15 kuni 25 liitrit 100-le. See kõik sõltub puhtalt parema jala. Kui vaadata, kuidas sa vajutad, nii palju ta võtabki.
siis LPG süsteem, mis ei striigi mootori tööd, on üliideaalne ju. Päike. Tegelikult, sest kütusehinnad meil praegu kõiguvad mingi 1,5 kuni 1,9-ni. Aga gaasi hind on alati sooduskaardiga 0,80 millegiga kopikatega seal. Seega on väga hästi ja alati, kui te tahate midagi osta, siis mõelge selle peale, uurige infot, kas või kellelgi, kes on sarnased kogemused, head kogemused, kehvad kogemused ja isegi kõik gaasipaigaldajad, ma arvan, oleks minuga nõus, kui ütlevad, et on mõned mootorid, mis on hästi, sõidavad gaasiga, mõned, kes kehvasti sõidavad gaasiga, no nendele ei meeldi gaasi. Sest erinevates materjalides on tehtud plokikaanteosad, taldrikud, nookurid, tõukurid, klapid ja nii edasi. Aga järgmises osas näeme. Ja muidugi, siin on see kell, mis näitab, mis olus on LPG. Näiteks me praegu paneme autot käima. Klõks käis, see tähendab, et see on odav sõit. Nüüd me sõidame odavalt. Siin on skaala, see näitab häiriptest. Me võime seda iga hetk välja lülitada ja muidugi tagasi panna. Kui auto on külm, siis senikaua, kui auto läheb järjest soojemaks, siis see skaala kasvab. See skaala kasvab ja siis ta automaatselt lülitab sisse. Okei, nüüd siis cold start, vaatame, kuidas see värk töötab. Siis kui see vilgub, siis ta ei tööta. Siin on meil juba mingi temp olemas. Veel üks linnukene tuli juurde. Siis kui temp veits tõuseb, juba hääled olid ja nüüd ta on LPG peal. Kuidas siis tuvastada lekkeid? Siin on siis natukene mullivett ja lihtsalt vedelseeb paar laksu veega üle. Väga palju ei ole vaja, siis me siin midagi pesta ei hakka ja siis lihtsalt kui kuskil ühenduses ei tule, siis vaatame neid ühendused üle.
12. no vot, kui oleks leke, siis neid mulle oleks seal tekkinud rohkem